Kui ma lähen Poola, siis nad löövad mind või tapavad mind. Tõesti? Ma lähen Poola. Võib-olla Saksamaa, võib-olla kuskile, kus oleks hea elu. Poola poolakatele! Jaa! Ole nagu Poola. Lihtsalt ole nagu Poola. Sa ei pea olema rassistlik, sa ei pea olema kohutav inimene, sa ei pea olema vägivaldne. Sa pead lihtsalt mõistma, et kui sa tood kolmanda maailma riigid oma riiki, siis saadki kolmanda maailma riigi. Ja just sellepärast Poola ei näe välja ega tundu nagu kolmanda maailma riik. Ausalt öeldes on Poolast tulevad kaadrid pöörased, aga sa pead rohkem aru saama, mida nad teevad ja kuidas nad seda teevad, sest see on tõesti fenomenaalne. Nad seavad standardi, kuidas tulla toime immigratsioonikriisiga, mis on Euroopat vallutanud. Tere tulemast! Ma olen siin, eks. See on tagasitõrjumine ja me hindame väga, et sa siin oled. Nii et lülita märguannete kell sisse, telli kanal, jaga videod ja tee oma osa. Sa oled nüüd osa liikumisest. Me oleme. Poola piiril! Valgevene, me tahame minna Poola, aga nad ei lase meid läbi. Ja me oleme metsas, siin on väga külm ja sajab vihma. Me ei saa tuld teha. Meil on siin lapsed, nad on hommikuks surnud. Tõesti, ja me vajame abi. Ja siin on väga külm, mu naine on haige. Me vajame abi, me tahame minna Poola. Ütle neile, nad ei lase meil minna. Nad ütlesid, et kui ma lähen Poola, siis nad löövad mind või tapavad mind. Tõesti, Ma lähen Poola. võib-olla Saksamaale, võib-olla kuskile, kus oleks hea elu. Näete, see ongi see propaganda, mida nad teile peale suruvad, et selgitada, miks on nii kohutav, et riigid ei lase immigrante sisse, et Poolal on selline poliitika. Poola on nii kohutav. Siin videos toimub järgne. See mees on tulnud piirile, mida tal ei ole lubatud ületada ja ta teab väga hästi, et tal ei ole lubatud sealt läbi minna. See on ebaseaduslik. See on lihtne. Politseid on näha. Ja ometi, selle asemel, et öelda, hei, me tegime vea, me teeme midagi ebaseaduslikku. Võib-olla peaksime leidma mõne teise riigi, kus on lubatud, ütleb ta hoopis. Teie olete kohutavad, aga meie lapsed, aga minu naine. Võib-olla poleks see pidanud neid siia üldse tooma, sest see ei ole koht, kuhu sul on lubatud siseneda. Aga nad üritavad mängida kaastundele ja väita, et Poola on lihtsalt nii kohutav, sest neil pole üldse kaastunnet. Aga siin on iroonia. Kui sa tunned sellele inimesele ja tema lastele kaasa, siis lõpuks ei tunne sa enam kaasa oma lastele ega oma ühiskonnale. Seepärast, kui sa praegu Poolat vaatad, tundub Poola ilus ja imeline. Ja just selline, nagu me olime lootnud ja soovinud Euroopas näha. Ilus õhtu Poolas. On rahulik, on vaikne, on tasane. Ei ole vägivalda. Tänavatel ei toimu mahalöömist ega pussitamist ega muud ulatuslikku kuritegevust ebaseaduslike sisserändajate poolt. Ja Poola inimesed, mitte Poola riik, vaid poolakad, on mõistnud, et asi ei ole selles, et olla selle mehe vastu piiril ööl. See on oma inimeste kaitsmine. Ja mõnikord tulebki nii teha. Samamoodi nagu sa ei jaga oma palka lihtsalt kõigile tänaval laiali, et neil oleks raha ja sulle ei jääks midagi, sest see oleks rumal. Kui sul on ühiskond, siis sa ei peaks hoolima rohkem kõigist teistest kui oma enda inimestest. Mida nad siin ütlevad on see, et Poola on poolakatele, eks? Ja sellest on saanud peaaegu hullumeelne asi, mis on peaaegu rassistlik. See on poolakatele. Nad ei ütle, mis värvi poolakad, mis tüüpi poolakad või mis usku poolakad on. Ei, nad ütlevad, et inimesed, kes on sündinud Poolas ja kellel on Poola kodakondsus, nemad on need, kes väärivad Poolas elamist, mitte teiste riikide inimesed. Välja arvatud juhul, kui nad suudavad meie ühiskonda tervislikul viisil panustada. Nad ei ütle, et ei islamistidele. Nad ei ütle, et ei mustanahalistele. Nad ei ütle midagi, mis oleks tegelikult rassistlik. Nad lihtsalt ütlevad, et tahame kaitsta oma riiki. Ja kuidas nad seda teevad, mu sõbrad? No, niimoodi. Vaatame. Näete, kui meile öeldakse, et ebaseaduslikud immigrandid üritavad riiki tulla, kujutame me sageli ette paate, sest meedia on teile näidanud Süüria põgenike paatidel. Nad sõna otseses mõttes murravad piire.
piirikaitseliin 2 riigi vahel, millel on tõsised julgeolekumõjud mitte ainult ebaseaduslikele immigrantidele, aga nad tulevad siis, kui politsei on kohal ja ütlevad, see on meie õigus, see on meie vara, me hävitame teie vara. Esimene asi, mida need inimesed teevad teise riiki saabudes, on selle riigi vara hävitamine. Ja ma arvan, et see ütleb sulle sõna otseses mõttes kõik, mida pead teadma selle kohta, kuidas nad kavatsevad jätkata selle riigi kohtamist. Mida sa peaksid ilmselt pigem neile andma, kui oma enda lastele jätma. Lähme. Nad lõikavad siin päriselt okastraadiga piiri läbi. Vaata ise. Vaata enda selja taha. Lähme. Mine. Ja Poola lihtsalt ei ole sellest huvitatud. Siin on piir ja need inimesed tormavad. Nagu näete, nad tormavad üle piiri. Ja Poola politsei ütleb, ei, siin on piir põhjusega. Seda nimetatakse seaduseks ja korraks, see on meie riik. Te ei saa siit läbi tulla. Nad üritavad sõna otseses mõttes füüsiliselt piirist läbi murda. Mida nad arvavad, et juhtub? Nad jõuavad siia poole ja politsei ei peata neid. Madala IQ-ga inimesed, mis ma oskan öelda. Aga siin ütleb politsei, jah, vabandust, tagasi, lahkuge. Minge meie territooriumilt minema. Te ei ole siia teretulnud. Kõik. See on lihtne, see on selge, see ei ole keeruline. Teid ei oodata siia, kui te ei tule läbi seaduslike süsteemide. Nüüd vaatame seda Poola parlamendi liiget Dominikut. 0. 0 illegaalset migranti. 0 tähendab nulli. Me ei lase kedagi sisse. See on lihtsalt fakt. Nii et mida teie eurooplastena teha saate, peate survestama oma poliitikuid ja ütlema, olge nagu Poola. 0 tähendab nulli. Mida sa arvad sellest, et paljud teised Euroopa riigid nimetavad sind rassistiks või fašistiks? Mind ei koti üldse. Mul on täiesti ükskõik. Nad võivad mind ka roosaks, haljaks või elevandiks kutsuda. Seda ma ütlesin ka saates. Newman 2018 aastal. See oli 2018, kui ma selle intervjuu andsin ja ütlesin 0. Ja kõik olid nagu, kuidas sa nii saad öelda? Jah, ma võin nii öelda. Mul on täiesti ükskõik. Mille eest sa pead hoolitsema, on sinu enda pere, sinu enda riik. Oma enda turvalisus. See ongi nii. Kaitske end, kutid. Pean ütlema, et ma tegelikult tunnen seda meest, Dominikut, poliitikut. Ma olen temaga kohtunud. Ma kavatsen talle nüüd sõnumi saata ja öelda, kui väga ma sellist sisu hindan. Vaata jah, tal võivad olla tugevad seisukohad. Aga asi on selles, et kui sa jätad kõrvale selle, mida meedia meile rääkinud on, et see on nii rassistlik, see on vastik, kuidas sa saad nii öelda? Ja sa tegelikult lihtsalt kuulad, mida ta ütleb. Ta ütleb umbes nii. 0 illegaalset inimest meie riiki. Illegaalne. Me lihtsalt ei luba ebaseaduslikust. Me ei ütle, et 0 seaduslikku. Ei, lihtsalt 0 illegaalset inimest, mis on täiesti normaalne väide, umbes nagu me ei luba kuritegevust. Me lubame 0 kuritegevust. Me ei luba 50% kuritegevust. Me lubame 0 kuritegevust. Sellises väites ei ole midagi hullumeelset. Ja ometi on peavoolumeedia meid sõna otseses mõttes manipuleerinud uskuma, et kui ma ütlen, et ma luban meie riiki 0 illegaalset migranti, siis olen mina kuidagi rassist ja see mees on kuidagi rassist. See on hullumeelne. Jällegi, kas ta on rassist? Võib-olla on. Ma ei tea kõiki tema poliitikaid, aga selle põhjal, et ta ütleb, et meie riik on tegelikult hea selles, mida ta peaks tegema ja rakendab seadusi, mis ei luba ebaseaduslikku käitumist, peetakse teda nüüd rassistiks. See on natuke hullumeelne, kas sa ei arva? Nagu iga teine poliitik, kes tõuseks püsti ja ütleks, et jah, ma olen suutnud teatud kuriteoliigi viia 0, sest see on seaduse järgi kuritegu. Inimesed ütleksid, geniaalne, tubli töö, just seda sa peaksidki tegema. Aga siin on see hoopis nii, et ei, sa oled rassist. Sa oled rassist, sest oled muutnud kuritegude toimepanemise selles riigis võimatuks. Sa oled rassist. See on hullumeelne. See on tegelikult pöörane, kui kaugele nad on läinud, et meid veenda. Aga see ei puuduta ainult poliitikuid, eks. Asi pole ainult tugevates piirides ja poliitikutes, kes ei karda oma riiki kaitsta. Kõige tähtsam on minu arvates siiski natsionalism. See puudutab seda, et inimesed on valmis ütlema ja taas, natsionalismil on väga-väga halb maine, teadagi, natsionaalsotsialistliku partei tõttu. Aga see mõte, et inimesed ütlevad, meie rahvas on midagi, mida me armastame ja toetame ning millesse me rohkem usume kui teistesse, sest see on meie oma, nagu meie pere. Tead, perekesksus ei ole halb asi. Ma hoolin oma emast rohkem kui sinu emast. Vabanda, kui see sind solvab. Ja ma hoolin oma lapsest rohkem kui sinu lapsest. Ja ma hoolin oma riigist rohkem kui sinu riigist. See on lihtsalt normaalne, see on lihtsalt tervislik.
ja enamik inimesi on selle nii keeranud, et see on manipuleeritud, nii et inimesed arvavad, et see tähendab, et sa oled nüüd hull rassist. See ei tähenda, et sa pead teisi vihkama. Ma ei vihka sinu ema. Ma lihtsalt arvan, et minu ema on parem. Ma ei vihka sinu riiki. Ma lihtsalt arvan, et minu oma on parem ja minu oma on väärt kaitsmist ja hoidmist. Ja kui ma peaksin valima oma ema ja sinu ema vahel, siis ma valiksin tõenäoliselt oma ema. Ja kui ma peaksin valima oma riigi ja sinu riigi vahel, siis ma valiksin tõenäoliselt oma riigi. See on tervislik. See on lihtsalt tervislik. See on lihtsalt normaalne mõistlikkus. Vaata palju inimesi, kes tänaval valjuhäälselt skandeerivad, võivad olla üsna hirmutavad. Ja ma arvan, et see on osa põhjusest, miks neil inimestel on halb maine. Aga vaata, poolakad ütlevad, see on meie riik. Me ei taha, et meie riiki tuleksid inimesed, kellel on halvad ideed. Inimesed, kes on nii harjunud kuritegusid toime panema. Inimesed, kes selle asemel, et tunnistada, et nad rikuvad seadust, ma viitan siin meie esimesele videole selle alguses, selle asemel, et öelda, jah, vabandust. Või näiteks, sa peaksid häbi tundma. See ei ole õige. See ei ole õige ja see ei hakka ka hästi toimima. Ja sellepärast peaksite olema rohkem nagu Poola. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.